nüüd lähen tagasi, vaatan, kui kaua aega läheb. 21 kilomeetrit olin sealt tulnud, kus ma auto parkisin, aga ma auto parkisin asfaltteele. Ja sealt ma käisin veel Visitor Centeris luba võtmas, nii et päris 20 kilomeetrit ma siin tulnud ei ole. Aga siin ei saa aru ka, kui järsuks läheb. Ja kui pidurdad, siis saad pihta, et oi. Tuli ju päris järgsust kohast alla. Paremal. Tohutu värvide mitmekesisus, toonide mitmekesisus. Jõhker dramaatiline sügavus. Nii, sealt läheb White Rim Drive edasi. Tuleb tööle hakata. Veel ilusa vaatega sõitu. Nüüd saab veel viimase puhkava laskumise. Enne kui algab Schaefferi switchbackside tõus. Tuul on tõusnud. Siit nurga tagant peakski avanema siis vaade. Ja sealt ülesse. Hurraa! Siis mingi, no ma ei tea, pakuks 3 tundi, kui hästi läheb. Et võtab üles saamine aega. Hommikul oli küll vaikne.
12:04 ja hakkame siis tõusma. No ma näitan siis seda kiirust. See on vaevalt 7 kilti tunnis. See oli järsk kõik siin. Kurat, ega ta kergesti nii läheb. Kõige kergemgi ülekanne on peal. 1, 2, 1, 2 sellise tempoga. No mis viga autoga? No nii palju juba tuldud. Midagi on juba tuldud. Tõmbame veidi hinge. Aga jalga ei ole kunagi kordagi veel maha pannud. Eesmärk ongi sõita ilma peatumata üles välja. Mingi eesmärk peab ju olema. Sinna päris üles servale on seda saada. 16 minti on tuldud. Vaatamist mingi peaaegu 3 kilti. Ja tegingi ära. 35 minutit väntasin siit üles. Vahepeal oli päris raske, no mitte niiviisi 100%, aga ma ütleksin küll, et 97. Veidikene olnuks veel võtta, kui vaja olnuks võtta. Ja kokku oli siis 4,5 kilomeetrit ilma ühegi peatuseta. Väga raske ja oli ka kogu aeg päike lekkis pähe ja siin kanjoni vahel jäi tuul seisma. Aga vähemasti tehtud ja mingigi tulemus kirjas, nagu öeldakse. Nüüd on veel umbes 2 miili või 1,5 miili siin ääre peal sõita.